Tead sa, mis sa? Mis? Ma vist ikka tahan ülikooli minna. Ülikooli? Sa tead, kui kaua sa õppima pead seal? Ma aastat, 5 aastat. Ainult asi, eks ju täna on viimane päev kandideerida, eks ju, ja ma ei tea. No mis sa siin istud siis? Siin ma ootasingi. No lähme siis. Igal kui meil tavaline tuleb kirjutada väikese tähele, kui meil on ja suure tähega, jah? Nad ütlevad selle kohta kas Pariisi R parisien või R gracier. Meil on isegi omad tegusõnad, selleks võib öelda, nii nagu tobedad eurooplased ütlevad, R roulette, ehk siis R nagu Maria, või siis on see R gracier nagu R põristama. Näiteks kui meil on tegusõna carré parkima, siis siin kindlasti, kui te nüüd juba nii kaugele olete ennast viinud, et te juba teate, et öömöösi vahel ei hääldu ja siin on 2 R-i, siis te ei võta seda tarvitusele, seda oma teavet või seda teadmist, et 2 R-i häälb ikkagi 1. Äkki proovib, Maria? Seda võiks veel rohkem peita siin seda öömööd keskel, et see on nagu lihtne variant, öelda je garerai, nii saab nagu
iga tipp hakkama, aga je garderai, 2 R-i tuleb siin. Proovi. Garderai. No juba parem, hästi. Sur, sous, d'accord? Et donc on va continuer par un petit jeu. Donc Périte et Elena, on y va. Alors ça va se passer comme ça. Périte, on va te bander les yeux. On va cacher 3 objets dans la salle. Et Elena va te guider pour retrouver les objets. D'accord? Donc est-ce que quelqu'un a une écharpe? Une écharpe? Ouais, Périte. D'accord, donc Elena, tu lui bandes les yeux. Pendant ce temps-là, moi, je vais cacher des clés et des stylos. À moi. Et viens plutôt droit. Non? Alors, attention. Stop. Tu tournes à droite. Droite oli parem, on ju. Du tableau. Et le deuxième objet, c'est à droite. Oui, c'est ça. Voici. sur, sous. Sur la table. Ouais. C'est un stylo. Devant toi. Un peu à gauche. Non, à droite. À droite. C'est ça. Ouais. nii, et noh, loomulikult tuleks neid asju niimoodi skemaatiliselt siis ka nagu tähistada. Et ma ei ole seda osade jaoks juba tuntud või tuttava skeemi, aga iseenesest nii-öelda selline traditsiooniline presentatsiooni dünaamiline skeem on see, et oluline on mõista seda, et ta ei ole lihtsalt sellise traditsioonilise Greimassi selle ruudustiku järgi või selle ruudu järgi, kui sa oled, aga et siin on nendest dünaamika. Meil on see Vabandust, kelmisin? Jälle sina. Et kas sa oskad mulle selgitada, kuidas ma teeks inimene lausa 2 korda või ühte loengusse viida? Ma ei oska selgitada, no aga siis istu sinna, kus sa ise istud. Subjekt nii-öelda lõheneb, ühe inimese asemel kogu aeg 2 inimest ja iseenda asemel kogu aeg kedagi teist, me vaatame ennast peeglist ja me tunne ennast ära või vastupidi, eks ole, me tunneme ennast ära peeglis, aga me tunne ennast ära kuskil mujal. Et meil on nii-öelda see mina subjekt on meil siin, aga et siis nii-öelda sellise idiosünkraatilise ise subjekti saavutame siis siia vastandina sellele, see null on siin näiteks ja noh, eks ole, siis rikööri järgi me võime siis leida vastavad äärmused siin, mis siis moodustavad erinevaid kõneakte, me võime siis nii-öelda kõneaktides eneses ja inimese representatsioonis eneses näha siin erinevaid variatsioone. Et nüüd mitte siis jääda liiga teoreetiliseks, et vaatame siis nüüd konkreetselt ühte tabelit ja vaatame seda misantroopi näidet siis konkreetselt. Nii. Välja saab. Kas sul on diplom ette näidata? Diplom? Jah, ülikooli diplom. Prantsuse keele sisseastumiseksam. Sisseastumiseksam on 2 osast koosnev kirjalik test.
Testi esimeses osas tuleb kandideerijal koha peal tutvuda arutleva tekstiga erialaga seotud teemal ning selle põhjal vastata lühidalt 10 küsimusele, mis puudutavad nii teksti mõistmist, erinevate probleemide ja mõistete lahtimõtestamist kui ka kandideerija isiklikke seisukohti. Testi teises osas vastavad kandideerijad pikemalt ühele teksti temaatikast lähtuvale üldisemale küsimusele. Kogu testi tegemiseks on aega 2 tundi. Sisseastumiseksami test sooritatakse prantsuse või eesti keeles. Prantsuskeelne test on mõeldud kandidaatidele, kes on varem prantsuse keelt õppinud ja alustavad õpinguid prantsuse keeles. Eestikeelse testi sooritavad need, kes alustavad prantsuse keele õpinguid algajatena. Ja kas praktika ka tuleb? Praktikat on võimalik teha bakalaureusõppes, aga see ei ole kohustuslik. Aga kas õppimise kõrvalt jõuaks ka tööd teha? Küllap jõuaks, aga väga ei soovita. Et siis jääb õppimine tahaplaanile ja 3-aastasest bakalaureusest tuleb kindlasti 4, 5, 6 või 7 või ei jõuagi lõpetamiseni. Aga kas stippi ka saab? Parimad saavad. Kas nii on võimalik, et sa võtad, ütleme, mingisugused lisaainid teistest õppekavadest? Ikka on võimalik, aga saab võtta ka kõrval eriala. Kas kohustuslikus korras? Või on see... No nendele, kes tulevad prantsuse keele baasil siia õppima, nemad peavad kohustuslikuna võtma kõrval eriala. Issand jumal, see on täiesti kohutav. Mis? See tragöödia, mis Tanel meil kirjutada käskis. Tragöödia? Jaa, ta käskis meil kõigil kirjutada 17. sajandi klassitsistlikus stiilis prantsuse tragöödia. Või see on ju nii mõnus ülesanne. No, mitte väga. Kuulge. Rasmuse nimekirjad on väljas. No. Mari, kus tahtsid minna? Dijoni. Aga ma ei näe sind siin. Äkki... Ma sain! Yes! Ära kolmasta, et magistris saab jälle kandideerida. Nojah. Aeg vist. Jah. Lähme peseme kõusid ära ja loengusse. Olemas! Palun. Tubli tüdruk. Sina võti, tee vabadusse. Aitäh! Sul valale. Aga mis minust nüüd saab? Sinust? Jah. Annie aime les sucettes à la nuit, les sucettes à la nuit. Verb, oma, kõige tähtsam on verbi olema. Lorsque le sucre d'ange. Euroopa Liidu direktiivi 9.1 järgi Pour quelques punis. Prantsuse filoloogia, tere päevast! C'est à la nuit. Elles ont la couleur de ses rangs yeux, la couleur des jours heureux.
Vas-y. Lorsque le sucre d'orge, parfumé à l'anis, coule dans la gorge d'Annie, elle est au paradis. Pour quelques pennies, Annie a ses sucettes à l'Annie. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des